see, kui nad lähevad, käivad ja on ja tagasi tulevad, siis see on kõige parem variant. No kas nad tagasi tulevad, see on omaette küsimus. Eesti asukoht ja loodus on niivõrd ilusad rikkad, et ega see koht tühjaks ei jää. No ühesõnaga, mina seda ei karda, et ma 20 aasta pärast pean 200 kilomeetri tagant otsima naabrimeest või naabrimeest. Kool ja kõrts. Kõrts on jõle tähtis. Kõrtsis on see koht, kuhu minnakse 2 eurot jooksul, kus nähakse neid külamehi ka, keda muidu võib-olla ei trehvaks üldse. Seal toimub suhtlemine. Turistikülaline ei ole sama, turistide jaoks pole isegi nime vaja kohtadele. Kus turist siiamaani põrutab seda Peipsi äärt ju nende väikeste kirikutega, väikeste sibula või need tee ääres, kurgi ja kõik see. See on nii vana legend, see töötab siiamaani. See, et hakata nüüd endale välja mõtlema mingist kuradi arbuusi või ma ei tea, mingit muud legendi, et Sadala küla on arbuusi peal. Mingi puhver. Tegelikult on hoopis see, et inimesed peaks olema külalislahked, külalisõbralikud. Ja kui on tulijaid, siis abistavad. Eks need väiksed kohad on ka erinevad. Mõnes kohas on uuesti elu paremini korraldunud, mõnes kehvemini. Kui näiteks Lasnamäe kogukonnas on ainukene kogukonna tunne on see, et kui ma pean õhtul mingil põhjusel poodi minema, et ma peksa ei saa. Aga kui siin maal tegelikult inimesed üksteisest, kui nad just väga tülis ei ole, siis nad peavad teineteist lugu ja aitama ja abistama. Ja muidugi see linnulaul.